seltskond matkahuvilisi. Tutvustan teile Allanit. Halloo! Ja meie teine fotohuviline on Joosep, pärit Puurmanist. Öelge paar head sõna, Joosep. Paar head sõna. Ja mis on pildistamise juures kõige olulisem, ütleb meile Allan? Meeleolu. Neger pole halb sõna, võlu seisnete kõlas, aga murjam, pigimat või hoopis bituumen on mõnitavad ning seda igas fucking võtmes ei tule põhjendust, kuid siiski ma mainin seda siingi, et päris orjad olime me tegelikult pikka aega, kauem kui muust mees orjapõlve maid sees, seepärast ütlen minna mujale kaema. Põms tõesti poistel on pagulase polka, nüüd pole. Nüüd me oleme jõudnud siia täpselt ise ka ei tea kuhu. Nüüd me oleme teel kummitusmajja. Siin on tugev sitalehk. Haiseb pasa järgi. Räägiti, et siin üleval on äärmiselt kena merevaade. Tervis, me oleme jõudnud täna siia päikseloojengusse ja me lähme vaatame nüüd siin minust paremal asub päikene, mis loojub kohe. Ja nüüd me lähmegi uurima seda, et kuhu ta loojub ja miks ta seda teeb. Ja samas, kui me siit vaatame teisele poole, siis seal on metshobused. Karikredi mägrad on seal. Ja nad ühed liiguvad vasakult, liiguvad teise sekka ja tahamal, kaugemal on ka mõned loomad. Ja me uurime seda ka, et mis nad seal teevad ja miks nad seda. Ja üks sisend läheb lähemalt vaatama. Täna on meie otse reporteerijaga. Üks loll kukkus kraavi veel ja lehmakarvisesse. Aga see, kes ei tee, sellele ka ei juhtu, vaata. Ja sellepärast me siin olemegi ja nüüd läheb actioniks. Ja jälgige. Ja lind lendas sealt. Üks sinise puisaga härrasmees otsustas paremalt läheneda. Mustas vend loobus ja kukkus müts maha. Kas te nägite seda või? Ja niimoodi meie reportaaž siis lõpebki. Ja tohutu võidujooks on. Nägite seda või? Uskumatu. Jah, tere, kallid vaatajad, tänan nägemast ja pärast tulemast. Kõik näeb hiljem, olgu. Ja tervist! Nüüd me oleme jõudnud tagasi täpselt umbes aasta ja kui praegu see on käsil on mis see saare nimi oli? Kuredi saar ja nüüd me vaatame, et siin meist selja taga asub meie onn, mis me ehitasime eelmine aasta. Ma ei saa aru, mida... Onnile ka, jah. Ja lähme vaatame sisse, ma tutvustan lähemalt ruume. Siin, näe.
niimoodi. Kui te siin edasi astute, siis näete, et see on täiesti euronorm. Oi, kui suur rämblik seal on. Oi, kui suur rämblik see on. Igastahes vastab see täiesti euronormide. Nagu näete, siin kipsi seina veel üks rämblik. Mida vitt? See türa, siin on nii palju rämblik. Oi, ma jään välja. Ma ei jaksa rohkem. Nii. Siin me näeme... Kuule ta, filmid või? Jah. Oota. Siin me näeme, on kohalikud elanikud. Tervist. Meil on videointervjuu, et rääkige endast. Kes te olete, millega te tegelete ja kuidas te jõudsite? Kas te kuulsite internetist või sõprade käest muinas tulede ööde kohta? Kas te iga aasta tähistate? Sorry, ma ei... Mida? Iga aasta? Cool. Aga mis sa arvad sellest, kas me võime siin telkida või? Või teil on mingi oma romantika õhtu või kuidas? Kuidas te arvate? No, cool. Selles viisakas on küsida, sest te jõudsite ikkagi ennem siia. Muidu me oleme nagu tüliks, vaata, või midagi. Aga kui ei ole, siis on cool. On ju? Tervist. Tervist, härrad ja peremehed ja naised ja lapsed. Nüüd me oleme saanud siin kohale jõudes üles sättida kogu vajaliku instrumendid ja instruktaažid. Andmise aeg on nüüd. Ja siis me siit lähmegi ja vaatame, kuidas elu käib või ei käi. Kas käib 2 jalal või käib 4 jalal. Nii, siit lähemale minnes avastame siit ühe huvitava tegelase, kelle nimi on... Jaan Joosep. Jaanipoeg Jaan. Jaanipoeg Jaan Joosep. Joosep. Räägi meile, mis sind siia tõi ja miks sa tulid siia ja mis on su seisukoht sellel arvamusel? Ei no selles suhtes, et muinastuletöö on alati olnud selline andmisaeg, nagu ta ikka meil on selline muinastuletööl tuleb ikka mäletada teisi, tuleb minna randa teha, lõkkeid, grillida, chillida, nillida, kõike teha, mis saab. Oleks sul rattad all, ma ainult sind lükkakski. Ehk siis ühesõnaga muinastuletöö tähendab sinu jaoks, et saaks ainult panna ja lõuga panna ja panna... Tervis, sügavalt. Aga anna tulnud mul. See läheb kõik üles. Ehk siis väga huvitav seisukoht ja me olemegi siin selleks, et õppida täpselt just niimoodi ja kuulata kõiki neid arvamusi ja kuidas see üritus käib üldse. Elu õpetab. Praktika on ainukene fucking kuldne reegel, mille järgi sa üldse õpidki midagi, kui... Jah. Just täpselt, täna me siin olemegi, siin võib rääkida palju vabamalt kui politseikroonikas. Siin ei ole mingit piire. Öelge, mis tuju on ja mis arvate asjast. Lähme vaatame edasi. Härra Joosep Jaan. Midagi. Jaanipoeg, jah. Nii, astume edasi. No niimoodi. Meil on siin veel üks huvitav isenda. Härra, äkki räägite endast veidikene? Ma olen mina ise. Me leidsime mina ise ülesse. Aga kuidas sul läheb siin? Vaikselt läheb, vaatan kuud ja naudin ilma ja kõik on nagu üleüldiselt tore. Vaatan, et sa mängid siin mingi riistaga. Ongi. Äkki oskate lähemalt kommenteerida seda? Seda. Las muusika räägib enda eest. Aga miks te siin öösel keset metsa mängite riistaga? Ma otsustasin enda jalgadele rämedalt valu teha ja kõndida siia saarele. Sest mu sõbrad ütlesid, et ma pean seda tegema. No minu meelest see on visahing 6. 7 vähemalt. Vähemalt 7. Niimoodi. Aga vaatame, et siin üks sisend on hakanud ka mingi riistaga mängima keset metsa. Lähme vaatame, mis tema oskab öelda selle kohta. Härra!
on teil mõni seisukoht? Ma ootan sõpra. Miks sa mängid riistaga keset metsa? Kas ma olen riistvõimleja? Ma enda arust olin jõle kõva vend, aga tegelikult ma Lihtsalt riistvõimleja. Aga selles suhtes me oleme väga õnnelikud, et keset metsa tegeletakse spordiga. Selles suhtes riistaga on alati tasub võimelda ja lihtsalt on see, et sa saad selle välja võimelda selle süsteemist ja siis saad riistaga võimlemine on väga hea lahendus selleks. Aga aitäh teile! Läheme vaatame, mis siin edasi toimub. Halloo! On kodus keegi või? Kedagi ei ole? Lähme vaatame tagasi. Üks isend läheb seal. Emand. Halloo, kes teie olete? See ei ole politsei kroonika. Te võite siin vabalt rääkida. Mis tõi teid siia ja miks te mõtlete ja siis mis te edasi teete? Mõtlesin, et ma ei saa, ma ei taha. Selge, osad on julgevad, osad on vähem. Aga meil julgust jagub ja ma arvan, et praegu me selle seansi lõpetame ja vaatame, ootame, kuulame maad, kuulame juttu, kuulame laulu, kuulame kõike loodust, mis laulab meile ja siis vaatame edasi veidi aja pärast. Davai, tulge siia! Oleme nüüd jõudnud siia Jägala joa äärde Ja oleme nüüd joa ääres! Näe jumala savine! Siin ei ole väga hästi kuulda, aga muidu nüüd on käia. Et tasuta dušid ja Pesemas saab käia ja värki. Ja kui te vaatate siin paremale, näete, et siin on veekogu. seal see samad tuleb sealt ülevalt alla. Niimoodi tuleb see? Niimoodi ta tuleb. Ega ta üles tagasi ei lähe, vaata. Ei! No kohe ei lähe, hiljem läheb, aga ringiga. Jah!